Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi, nagu alati Hans ja Brenda siin ja täna sukeldume veinimaailma, aga mitte sellesse nii-öelda lõbusasse veinimaailma võib-olla võib öelda. A miks see tõsi, nii ütled? no jah, on ka see lõbus, aga mitte see, kus saab seda kuskil ilusal terrassil nautida Kindlasti saab seda ka. loojuva päiksega, vaid pigem see, kus seal loojuva päikse käes saad rassida kuskitel tünnide vahel ja seda veini teha. Ehk siis sukeldume veini tehase töösse, võib öelda. Ja, üks populaarsemaid töid, millest räägitakse Austraalias siis farmitöödest ja kuhu tahetakse alati minna. Ja jõuame kohe, enne kui me üldse läheme, räägime, mis seal veinikas mis tööd seal tehakse ja kuidas see kõik käib, siis ma tahan rääkida, ma arvan, eesti keeles on hea sõna olemas, on veinikas. Kuigi see on nagu selline släng, eks ole, veinitehase kohta põhimõtteliselt, siis minu arust on veinitehas on nii kole sõna. Inglise keeles on väga ilus sõna, on winery. Ja. Väga ilus, siuke voolav, sa juba kujutad ette, vein voolab jõgedena, ja siis on, ma töötan veinitehases, see on siuke. Ja see on see nagu see tehas, kõik, aga tegelikult, kui sa mõtled eesti keeles veinitehas, ette kujutad veini tehast, siis tegelikult ta ongi selline. Jah. Kui me nüüd nagu reaalselt räägime. Aga lihtsalt mulle see veinitehas, see sõna mulle ei meeldi. Kas me lihtsalt selle, ühesõnaga mina arvan, et me oleme võib-olla natukene nagu üle riietunud tänase episoodi jaoks. Jah. Öeldakse eesti keeles nii, ma ei tea, vahet ei ole. Meil on naistepäev tegelikult täna ja me lähme kohe peale episoodi välja sööma, nii et me oleme ennast selle pärast niimoodi riide pannud, et muidu peaksime kandma, meil oli korra plaanis, et me kanname high-vis särki, sa võid rääkida, mis high-vis tähendab, et sellised erksad särgid, mida siis tegelikult farmitöödes kantakse. Austraalia rahvusriietus. Austraalia rahvusriietus, naljaga pooleks öeldud, aga kuna meil on plaanis see veini episood teha justkui 2 osas, siis võimalik, et järgmine episood. Ei, me ei pane high-viise selga, ma arvan. No võib-olla võtame siia, et näidata teile, aga mõtle. Nii et jah, kui see episood välja tuleb, siis selles mõttes tagantjärgi kõikidele, miks mitte naisperekonnale, ilusat naistepäeva teile, aitäh kuulate. Ja. Nii et, aga kui juba sain korra mainisin, et võib-olla teeme 2 osas, siis et esimene osa üritame nagu võib-olla seletada, kuidas ja mis on veinitehase töö, veinika töö. Ma ütlen ülejäänud episood veinikas, sellepärast nagu ma juba seletasin, mulle ei meeldi veinitehas. Ja teiseks me küsisime teilt küsimusi, me küsisime, et te küsiksite meie käest küsimusi. Yeah. Oli loogiline. Ehk siis vastame teie küsimustele ja selline episood tulebki täna veel. Ongi siis esimeses osas see, et me räägime veinitehase tööst, vastame kõik need küsimused, mida kogu aeg küsitakse, kui te olete mõelnud, millal kandideerida, kuidas kandideerida, kuhu kandideerida ja mis see töö endast hõlmab, kõik sellest saate täna selles episoodis teada. Ja ka me küsisime ka AI-lt küsimusi, mida võiks keegi inimesed nii-öelda meilt küsida. Pluss siis tegelikult tuleb ka teine episoodi osa, järgmine, kus me siis räägime enda teekonnast, kuidas me see veinitehas sattusime, mis on nagu üks, ma arvan, kõige põnevamaid ja draama rohkemaid lugusid, mis meil üldse vist Austraalias olnud on. Isegi rohkem draamat kui see kohtuteema, mis meil oli esimesel aastal. Kui keegi on juba kuulanud Patreonis esimest boonusepisoodi, siis ta juba teab esimesi susinaid, mis seal oli, eks ole? Ja tegelikult ongi see sama, kus ma seal endalegi peaaegu teadmata hakkasin Patreoni episoodis nutma, sest sealt nagu kuidagi tuli see teemaks, siis minu veinika teekond on olnud ikka täiesti crazy, et ma ei usu, see on lihtsalt seebiooper minu meelest. Meelikamäed. Ja sellest kõigest me räägime siis järgmises episoodis, mõtlesime, et kõige lihtsam on alustada sellest, et üldse ära seletada nii-öelda need tööpositsioonid on ju. Just. Ja ma arvan, et siia algusesse võib öelda ka, et me oleme siis 2 peale teinud 7 vintage'it. Ja, 5 aastat. Ja, Brenda 5, mina 2. Ja me oleme kõik teinud ühes veinikas Griffithis, New South Walesis
nii et see on lihtsalt sihuke raamistik, on ju, eks ole, et nagu ka hiljem välja tuleb, siis nagu iga tööga Austraalia on väga suur ja lai, et see võib erineda, üldpositsioonid, mida me täna räägime, jäävad samaks enamustes veinikates, aga tööprotsess on ju lõppkokkuvõttes sama, et kõigil veinik nii-öelda lõpp-produkt tuleb sama, on ju, selles mõttes erinev maitse ja kõik, aga kõik teevad veini ja kõik teevad seda viinamarjadest. Nii et selles mõttes enam-vähem see tuleb sama, aga jällegi siia nagu tegelikult iga episoodi, me ei hakka seda iga episoodi alguses ütlema, aga see, et kõik, mida meie räägime me enda kogemusest ja see ei ole 100% puhas tõde sinu jaoks, et ongi igaüks filtreerib omale välja, mis tal vaja on. Ja jällegi, et selles osas võib-olla ei tule nii välja see, aga järgmises osas tuleb 100% see välja, kuidas saavad olla nagu erinevad töökohad või siis täpselt sama töökoht, aga täiesti erinevad kogemused. Et esiteks on see point, et inimesed on erinevad, inimestel on erinevad piirid, ehk siis inimesed võtavad asju erinevalt vastu. Jällegi, kuidas sa nagu suhtud elusse või mis kõik see sinna juurde, pluss siis tegelikult nii-öelda firmad on ju erinevad, ehk siis igalühel võib olla täiesti teine kogemus ja meil on ehe näide sellest, kuidas me töötame mõlemad täpselt samas kompaniis ja ühe jaoks on see nagu ühel hetkel võib-olla õudusunenägu, teise jaoks maailma parim töö. Ma ei tea, kas maailma parim farmitöö küll on ju. Absoluutselt, et nii võib olla ja selle juurde me kindlasti ka jõuame arvatavasti järgmises episoodis. Aga eks alustame siis või? Alustame, võib-olla isegi mingid asju tahaks nagu juba siin, ma ei tea, miks mu silm vesistab, tahaks juba siin nagu mingid näited välja tuua, aga ilmselt peab rääkima lihtsalt mingeid näiteid, et see tööprotsess ära rääkida. Absoluutselt, aga kas me alustame siis näiteks, kuidas veinikas töö käib? Alustame, kuidas sa sinna maailma üldse satud? Kuidas sa sinna saad, ehk siis nagu täiesti algusest. Tööle kandideerimine. Tööle kandideerid niimoodi, et enamus veinikad on nii suured juba, et tavaliselt nad viivad ise oma konkurssi läbi. Eks ole. Et ehk siis enamus veinikate jaoks, kus me oleme töötanud ja kus me teame, et inimesed töötanud, siis kandideerimine toimub nende veebilehel tavaliselt. Sealt leiad mingisuguse ankeedi või vormi ja ma võib-olla hüppan natukene liiga edasi, aga meie piirkonnas algab veinihooaeg ehk siis vintage jaanuari alguses. Ja ma arvan, et ma ütlen selle ette sellepärast, et me toome kandideerimisnäiteid ka siin selle põhjal, ehk siis te saate nagu enam-vähem selle kuude arvu, eks ole, paika. Et jaanuaris algab vintage ja enamus kohtades algab kandideerimine kas septembri lõpust või oktoobri algusest. Muiduks jah, siuke reegel on 4-5 kuud ette. Just. Nii et et seda siis peate võib-olla nagu timmima on ju, et kui siin hakkab võib-olla jaanuaris vintage, võib-olla Lõuna-Austraalias kuskil hakkab veebruari keskpaigas, veebruari lõpus ja Tasmaanias võib üldse osades veinikates alata hooaeg aprilli algusest. Mais isegi võib-olla. See oleneb jälle nagu see ongi see, miks me ei saa anda konkreetset vastust ja miks me üldse tuleme korraks nagu konsultatsiooni juurde, et miks me pakume konsultatsiooni on see, et tegelikult võib juhtuda, et meile kirjutab väga-väga palju inimesi korraga ja siis ongi see küsimus, et millal kandideerimine algab. Ma lihtsalt, ma ei saa anda sellist ühtset vastust jah või ei või öelda sulle näiteks september ja sealt, ja neid asju on hästi palju erinevaid ja sealt siis tulemegi selle juurde, et konsultatsiooni juurde, et mida inimene tahab, me saame talle öelda täpselt kindlad kuupäevad või kindlad kuud või mingid asjad, et temale see info, mis tema soovib, on ja. Aga veinikaga ongi see, et kui vaadata, siis ta on hästi lihtsalt, nagu kuidas me tavaliselt seletame ka näiteks konsultatsioonis seda, siis see ei ole selles mõttes üks konsultatsiooni osa, aga kui siis, kui sa vaatad Austraalia kaarti, siis üleval on siis põhjas on nii-öelda see troopiline kliima, mida allapoole tuled, seda külmemaks läheb ja täpselt sama loogikaga sa vaatad siis veinitehaseid. Tegelikult põhjas sul üldse pole midagi veinikatest on ju, et tõmbame nii-öelda Austraalia pooleks, et siis põhimõtteliselt sealt poole pealt, kus algabki New South Wales on ju, et siis sealt nii-öelda sa lähed alla poole ja
ma ei tea, South Australia ja tegelikult on ka VA-s mingisuguseid veinikaid, küll Jah. mitte palju. Siis Victorias, Tasmanias, noh, nüüd me tõime mingi 4 osariiki välja, Queenslandis ei ole veinikaid, on ju? Jah, pigem mitte mingid, mingid puuviljaveinikad nii-öelda on, aga jah, pigem mitte. See näide, mis ma tuua tahtsin, on see, et kui me tõmbame siis Austraalia pooleks, ma nimetasin praegu 1, 2, 3, 4, 5 osariiki. Ehk siis see on mingi pool Euroopat. Ehk siis ongi see näide, et ma ei saa sulle öelda, millal pooles Euroopas hakkab veinitehas, sest need ei hakka samal ajal. Yeah. Nii et sellepärast ongi, et lihtsalt guugelda. Just. Väga lihtne. Just. Ja niimoodi meie ka, meil oli mingil määral oli tuttav, kes oli töötanud lõppkokkuvõttes juhuslikult selles veinikas, kuhu me saime. Meil oli sõber, kes soovitas meil sinna veinikasse minna. Aga ma räägingi, et see oli lihtsalt juhuse kokku sattumine, et me sinna veinikasse lõpuks saime. Et me kandideerisime väga palju erinevatesse ja see ongi kõige lihtsam oleks arvatavasti, üks variant on otsida suuri veinikaid, lihtsalt pane otsi 10 biggest wineries in Australia ja siis vaata nende kodulehti läbi. Tavaliselt on ka tihtipeale neil kirjas, et millal neil kandideerimine algab, isegi kui kandideerimine hetkel ei ole avatud. Ja teiseks, mida ma teeks, on see, et sa otsid veinipiirkondi. Jah, ma tahtsin ka seda just öelda. Et erinevad veinipiirkonnad ja siis hakkad järjest läbi käima ja vabalt, miks mitte ka helistada, et näiteks sa võid vabalt helistada augustikuus veinikatesse ja küsida, millal teil kandideerimine algab. Ja siis sa juba on sul... Äkki, kes teab, äkki saad juba otse kontakti sealt, just, et see helistamine on üldse väga suur teema. Et see ei ole ka üldse haruldane teema, sest et veinikates käib ikkagi küll väga palju väiksema mahuga, aga töö käib aastaringselt, et seal ei ole see, et kui me nüüd ütleme, et vintage kestab jaanuarist märtsi lõpuni, siis märtsi lõpus ei panda väravat kinni ja järgmine aasta teeme jälle, eks ole. Et tegelikult töö käib ikkagi aastaringselt, aga võib-olla see 3 kuud või 2 kuud on neil vaja 5 korda rohkem töötajaid, et kõik need viinamarjad ära töödelda. Ja see ongi siis põhimõtteliselt, mida tähendab, jääme selle kandideerimise juurde ja siis tuleme selle juurde, mida tähendab vintage ja mis üldse tähendab, et ma tahan veinikasse tööle saada, et mis mõttes. Just, nii et kandideerimine algab enam-vähem 4-5 kuud enne hooaja algust ja kuidas need üles leida, on guugeldada, ühtepidi sa võid guugeldada veinikaid, teistpidi, kui sa oled kuulnud veinipiirkonda, nagu näiteks väga lihtne, ma võin öelda Griffith, siin on väga-väga mitu veinikat, see on veinika piirkond, kus me hetkel elame ja siin on väga mitu tehast, siin on Austraalia top 3 veinitehast või top 2 kindlasti. Top 2, top 3 vist, jah. Jah, top 2, top 3 kõige suuremast veinitootjatest terves Austraalias ja et pane Griffith sisse, minu jaoks kõige parem nipp üldse. Nüüd te kõik kuulate ja siis mõtlete pärast, et see ongi see nipp, aga nagu see töötab, see on minu arust ülilihtne ja nagu loogiline. Ehk siis, nagu ma enne ütlesin, Griffith on üks piirkond, aga kuidas saada siis teada teisi piirkondi? Sa võtad ette Google'i, sa guugeldad sealt Austraalia veinitehaste piirkonnad, sa leiad sealt erinevad piirkonnad, näiteks võtad ette Griffithi, paned Google'i Maps'i nüüd Griffith Winery ja siis sul reaalselt, kui sa tõmbad selle nagu veel niimoodi zoomid sisse ka, näed seda Griffithi piirkonda, siis sa näed sealt mingi 10 erinevat veinikat, kui sa vajutad selle veinika peale, siis ta pakub sulle veebilehe. Ja kui sa jõuad veebilehele, siis sa leiad võib-olla kandideerimise. Ja nii lihtne see ongi. Magic. Ehk siis, täpselt nii lihtsalt tegelikult need piirkonnad üles leiab ja minu meelest see Google'i Maps'i see on veel see, et sa saad nagu veel nii-öelda vaadata seal nagu, mis seal lähedal enam-vähem on ja just, väga lihtne minu meelest. Nii et veinikaid leida on lihtne, et kandideerida ja ma ütleks, et peamised 2 on siis on New South Wales ja South Australia on arvatavasti
Austraalia kõige suuremad veinitootjad, aga Victoria, Tasmania ja natukene Lääne-Austraaliat on ka. ja noh, kui nüüd üks asi, et kandideerida või need kohad üles leida, väga lihtne, internetis on kõik olemas, sul ei pea selleks olema tuttavaid, mis iganes. Kui sul on kuskil veinikus tuttavad, siis alati tavaliselt nende kõigega Austraalia puhul, kui sul on tuttavad, kes sind soovitab, pane igale poole nad kirja, selles mõttes see ei ole veinikatega, see on kõige juures tegelikult nii. Aga kuidas edasi, kas sinna on lihtne saada ka? Seda ma ei ütleks. Vaat ei ütleks. Tavaliselt esimese tööna on ikkagi suhteliselt keeruline veinitehas saada. Jah, veinikasse kõige esimese tööna Austraalias on arvatavasti raske saada. Aga mitte võimatu. Mitte võimatu. Aga ma usun, et kui sa ise oled nagu tahad täiega, ma ütlen, et kui sul on juba natukene töökogemust Austraalias ka, sest et see on nagu siuke reegel, mis kõik räägivad, et esimene aasta teed mingeid veidraid ja imelikke töid enamjaolt, eks ole. Aga kes ei tee, tavaliselt ongi need lood, et kes neid veidraid töid nii-öelda ei tee, et said kohe esimese tööle, nendel on siis olnud ees tutvused. Et need inimesed, kes on saanud kas siis, ma ei tea, need erandjuhud, mis ei ole ka samamoodi võimatu, on ju, et sa tuled kuskilt juba nii, et sul on töö olemas, siis see on jälle ikkagi kuidagi läbi tutvuste saadud, mingisugust, kas või keegi on sind aidanud siis nende mingi piirkondade valimise või kuskil mingi kompanii sulle ette söötnud või on siis sul mingisugused tutvused ees, kes on soovitanud sind. Just. Ja tavaliselt on see ka ma ei ütle, et see 100% nii on. Vabalt võib olla juhtumeid, kus sa kõik ise leiad ja saad, on ju. Aga enamasti ikkagi seda nii-öelda number 1 esimest tööd, see veinikas on ikkagi kõige kõrgemalt tasustatud farmitöö või? Jah, vähemalt. Ma ei ole kuulnud. Me ei ole kuulnud ja me ei ole näinud. On küll, et minu onutütar Sille töötas kuskil Lõuna-Austraalias, sai $1 miljon nädalas. Aga kui küsite, et kus ettevõte, ma ei tea, Sille ei öelnud. Nii et nii palju, kui meie teame, see veinikas vähemalt, kus meie töötasime, me ei ole kuskilt kuulnud kõrgemat palganumbrit. Lihtsalt puhtalt tunni tasud ja kui sa lähed, teed mingit harvestit ja 17 tundi. Ja töötad 120 tundi nädalas või ma ei tea, siis võimalik. Ja kui me räägime reaalselt nagu tunnipalgast ja seda, kui pikalt või mitu tööpäeva sul nädalas on ja loomulikult jälle me jõuame kõige selle juurde, see palganumbrid ja asjad, aga nagu aastaid on räägitud, et kuskil on veel üks veinikas, kus saab nii palju, kus saab rohkem palka või sama palju, aga mitte keegi mitte kunagi ei oska isegi piirkonda öelda. Ehk siis tegelikult ei ole. See on müütiline koht. Igastahes, et jah. Sellepärast on võib-olla ka alguses sinna natuke raske saada, et ta on tõesti, kõik tahavad sinna minna, inimesed lendavad üle riigi kohale intervjuudele. Nüüd peale Covidit vist nad teevad juba. Nüüd vist teevad kõik kaugelt ka, aga meie sõitsime 3000 kilomeetrit. Aga me jõuame selle juurde ka, Brenda. Kuidas me teeme niimoodi? Me peame pidureid tõmbama. Ma ju tahaks ikkagi rääkida nii väga neid lugusid kuidagi läbi selle vaate, sest nagu, aga teeme nii. Jah, nii et ei ole, on võib-olla alguses raske saada esimese tööna, aga kui sul on juba natukene Austraalias töökogemust ja sa oled tubli ja aktiivne, nagu me alati soovitame ja saadad oma avaldusi väga paljudesse kohtadesse, siis mina usun, et ei ole võimatu saada. Absoluutselt. Ja nagu iga midagi ei ole võimatu, mitte kunagi. Kõik on võimalik selles mõttes, et me siin, kui me toome nagu mingid võrdlusi, siis me toomegi selle võrdlused enamik tavaliselt on ju, aga mitte ükski asi ei ole võimatu. Aga mis mina siis enne tahtsin öelda, ongi see, et tavaliselt need inimesed, kes on siis esimese tööna kohe saanud, ma ei tea, veinikasse või kottonisse või kreini või kuskile sellisesse kohta, mis on ka nii-öelda kõrgemalt tasustatud, natukene nii-öelda levelites paremad farmitööd, siis seal ees on tavaliselt olnud tutvused. See oli minu point. Jah, absoluutselt. Ja nii, et on võimalik saada tööd, ärge kartke, kandideerige, on olnud inimesi kõvasti, kes on esimese tööna ka selle saanud. Aga jõuame siis sellesse veiniaega, olenevalt siis perioodis, kus kohas see on, meie piirkonnas on see jaanuarist märtsi lõpuni, aprilli alguseni. Ja seda kutsutakse siis vintage'iks. Ja mida tähendab vintage? Vintage on aastast siis see aeg, kus võetakse üles kõik viinamarjad, valged ja punased,
ja põhimõtteliselt pressitakse sealt mahl välja ja alustatakse veini tegemise protsessi. Vintage'i lõpuks ei saa vein valmis. Vintage'i eesmärk ongi ära töödelda kõik viinamarjad, mis sisse tulevad ja alustada siis see veini tegemise protsessi ja võimalik, et kui olete kunagi kuulnud, keegi veinidest räägib, eks ole, sommelier või midagi, ehk siis vintage ongi siis see aastakäik, eks ole, ehk 2025 aasta vintage on siis need veinid, mis see aasta tehti valmis. Ja vintage ongi siis see aeg, kus kõik veinikad võtavad endale hästi palju inimesi tööle, sellepärast et tavaliselt, näiteks seal veinikas, kus meie oleme siis töötanud, tavaliselt seal töötab aasta läbi arvatavasti mingi 10 inimest, Cellaris ma arvan enam-vähem, siis arvad, et on ka nii vähe või? Nojah. Supervisorid teevad juba enam-vähem poole sellest kokku ja permamendid ka ikka veits rohkem, ma arvan. Nojah, aga põhimõtteliselt ega seal muul ajal ei olegi nagu väga supervisoreid ju kõik need nii-öelda, kes on supervisorid, ongi lihtsalt töötajad muul ajal, et ütleme 15, siis veinika, ehk siis vintage ajal see number läheb umbes 100 peale. Ja jälle oleneb, on ju, et sa võid minna kuskile premium fansisse väiksesse veinikasse ka tööle, kuhu võetakse võib-olla 20 inimest. Aga see ongi lihtsalt see näide, et see, ütleme, et 5 või 6 korda rohkem inimesi võetakse tööle selleks 2-3 kuuks, kui see viinamari sisse tuleb. Ja kõik veinikad peavad jälgima siis veinika awardi, ehk siis on seadusega on ette kirjutatud, kui palju peab veinikas palka maksma, ehk siis see on kindlasti üks dokument, mida tuleks sirvida, enne kui te saate teada, palju te veinikas palka saate, siis see on väga reglementeeritud Austraalias, see ei ole niimoodi, et iga veinikas võib maksta, mis iganes tema tahab. See on põhjus ka, miks siis saab see rohkem palka, kuigi veinikad on ka nüüd, kohe räägime siis, ma arvan, siit juurde vahetustest, et miks siis saab osades veinikates rohkem palka kui teistes, on ju, kuigi seaduse kohaselt on üks joondamatud kõigile tegelikult. Just, aga ma ei teagi, kas me alustame siis, et kuidas see töö seal päriselt veinika platsil tehases välja näeb? Ma mõtlengi, et kandideerimise puhul ja me kõige lõpus vastame siis küsimustele, kus on ka puudutatud kandideerimist, siis me saame võib-olla natuke detailsemaks minna. Üks asi, mida ma tahtsin juurde kandideerimisele öelda, et veinikas minu meelest, ma usun, et see on kõikides veinikates, küsitakse sellist asja, et kas sa kardad kõrgust. See ei ole koht, kus öelda jah, sellepärast, et siis ei saa sinna tööle. Ja selles mõttes oleneb, kui palju sa kõrgust kardad, et kui sul on ikkagi nagu full foobia ja sa nagu tõesti sa ei ole võimeline minema kuskile kõrgele kõndima, siis sa tegelikult ei saa seal töötada. Just. Aga nagu kui sul on lihtsalt see, et mina kardan kõrgust, aga mitte nii palju, et ma ei saa kõndida seal kõrgel, on ju, et ma saan minna sinna, aga ma ikka hoian nagu nii-öelda nendest, mis need on, käetugedest kinni ja nii edasi, et me jõuame sinnani, aga sa pead seal kõrgel olema mõnikord. Nii et seal näiteks mina panin siis nii-öelda valetasin, aga nagu me teadsime seda, et see on piisavalt okei, et ma pean seal ei ütlema, et nii palju ma ei karda. Just, ja ma mäletan ka veel väga hästi, kui me oma esimesel aastal siis rääkisime sõpradega veinikatöös, siis ta ütles mulle ka, et seda on nagu nii raske seletada, kui sa ei ole seal käinud seda. Nii et nüüd me siis üritame seletada seda asja, mida on väga raske seletada, ehk siis kui läheb natukene segaseks, siis ma üritan, mul on nagu paari positsiooni kohta nagu mingi päris elu näited, mida teavad kõik. Ma olen ise täiega nagu, ise mõtlesin need välja, ise täiega nagu uhke nendel. Nii et vaatame, kas ma arvan, et osad saab hästi edasi anda. Just. Ja kui tulla jällegi, me ei saa ju siis rääkida oma kõikides positsioonidesse töödes, sest see on alles järgmine episood, siis ma arvan, et me oleme kindlasti kõik positsioonid seal nii-öelda selle vahemikus ära näinud ja peaaegu nende kõigi peal töötanud, mis veinikas on. Just. Kahe peale kokku. Nii et alustame siis niimoodi, ma arvan, et kujutame ette, et teil on rekka täis viinamarju, mis on just põlla pealt üles võetud. Enne kui me siin, sorry, ma ütlen ühe asja veel ära, et see, mis on põlla pealt üles võetud, seesama asi, mis sa just ütlesid, siis veinitehas ja siis see rekka viinamarjadega on 2 eraldi asja. Ma ei teadnud, kas sa plaanisid seda rääkida või mitte, siis ma sellepärast praegu ütlesin. Et siis väga keeruline on seda seletada,
aga põhimõtteliselt veinitehas on üks ettevõte ja sealt, kus tulevad viinamarjad, on teised ettevõtted, need ei ole üks. Mina ise kujutaksin ette, et ju siis on nii, on ju. Kuigi jah, nad kasvatavad ka enamasti ise ka mingisuguseid viinamarju. Aga isegi sellel juhul on ikkagi erinevad inimesed, kes vastutavad selle eest jah, no see on jälle, kui me räägime nagu tehasest, siis meie räägime sellest ühest poolest, seal on ju ka pudelitehas, seal on laborid, seal on miljon erinevat kohta, see on väga suur, on ju. Ehk siis jah, lõppkokkuvõttes on see, et see ei tule, et veinitehas ostab farmeritelt viinamarju sisse, on vist kõige lihtsam öelda. Ja see, kuidas siis need sinna jõuavad, saame rääkida siis, kui me jõuame Weightbridge'i tööle. Ühesõnaga, see oli väga oluline. Võid alustada oma selle rekkast. Tuleb rekka, viinamarju täis, siseneb veinikasse. Eks ma arvan, et see on kõige, kui me jälgime nii-öelda viinamarja teekonda, siis me suure tõenäosusega katame ka kõik töökohad veinikas ära. Ehk siis kõige esimene töökoht on töökoht, mis ka Brenda on mitu aastat teinud, on siis viinamarja testija, ehk siis enne seda, kui jõuab rekka üldse veinitehasesse sisse, siis testitakse viinamarja suhkrusisalduse ja kõige pH-taset. Jah, pH-taset ja kõik siuksed asjad, sellepärast et suhkur on see, mis muutub alkoholiks, ehk siis kui sul ei ole piisavalt palju suhkrut, siis selle järgi otsustatakse ka, kui palju farmer siis raha saab oma viinamarjade eest. Farmerid saavad kvaliteedi eest ju raha, kui kvaliteetsed on nende viinamarjad ja kvaliteeti vaadatakse siis suhkrusisalduse ja pH-taseme järgi. Ja tegelikult erinevatel viinamarja sortidel on ka erinevad suhkrusisalduse nii-öelda nõuded. Jah, normid. Jah, et kas ma räägin nüüd siis sellest tööst või? Ma arvan, et jah. Jah, et kuna see on siis kõige esimene positsioon, rekka ei saagi kuhugi enne minna, kui siis on see positsioon, kus siis mina mitu aastat olen töötanud. Ja seal, kus meie töötame, seal positsioonis on see nagu, meie kutsume seda Marcelliks, ehk siis ma kutsun edaspidi seda Marcelliks, aga siis see on tegelikult üks väike putka, kus kohas testitakse siis rekka seest viinamarju. Aga teistes veinikates ma tean, et on Weightbridge'iga koos. Ehk siis see on nagu üks töökoht tegelikult. Meie ettevõttes siis, mitte meie ettevõttes, aga seal, kus me töötasime, seal siis on ta nagu natuke eraldi, kuigi jah, me töötasime Weightbridge'iga koos ja Weightbridge tähendab siis kaalumaja, me jõuame sinna, on ju. Nii et põhimõtteliselt tuleb rekka sisse ja mina siis olin sellises väikses majakeses, mis oli kõrgel. Täpselt nii kõrgel, kui sa kujutad ette, et sa oleksid nagu rekka peal. Jah, rekka katusel. Rekka katusel on siuke majakene ja seal on selline hästi suur nagu masin, toru, siuke käpp, me kutsume seda käpaks. Põhimõtteliselt rekka siis sõidab veinitehase sisse. Tal on olemas paber, ilma paberita ta tegelikult ei saa tuua, sellepärast võib-olla toob mingid valed viinamarjad meile või mis iganes, et ma tean, et osad firmad käivad sama õhtu jooksul erinevates ettevõtetes ka. Ja tema skännib sisse enda koodi, mida mina siis näen arvutis, siis ma näen, mis kompanii tuli, mis greip tuli, üritan kuidagi eesti keeles, mis viinamari tuli ja mis ettevõte siis tuli, on ju. Ja tegelikult on neil ka vist eelnevalt testitud nii-öelda see suhkrusisaldus, nad ju enam-vähem peavad ju teadma, millal viinamari valmis saab. Jah, et nad ei tule nii-öelda ehku peale, et vaatame palju saab, on ju. Nii et oletame, et siis ongi ühe õhtu jooksul tuleb mul mitu erinevat viinamarja sorti tegelikult sisse, taala, ma ei tea, Chardonnay ja Vino Verde on ju näiteks, et siis sealt ma näen ära, milline rekka tuli ja siis ma pean võtma samplit, ehk siis proovi. Ja minul on selline väike pult enda siis selles majakeses ja õues on selline suur nagu masin, siuke suur käpp, millega ma siis sõidan rekka sisse ja võtan viinamarjadest proovi. Ja see protsess kõige lihtsamini seletatud on see selline, et kui sa kujutad ette neid automaate, kus on need karud, ja siis sa püüad neid karusid ja üritad karu kätte saada, vaata. Mäletan väiksena, mul täiega tahtsin mängida seal. Ja tead, mul oli ükskord emaga siuke diil, et ma tahtsin mängida, et ma vahepeal ta lubas, aga ta väga tihti ei luba, ei ole vaja, on ju. Ja siis ma mingi täiega palusin, ma mäletan, et palun vaata. Ja siis ta lõpuks ma vist sain
raha, et mängida seal automaadis, ma tahtsin seda mingit mänguasja saada. Ja siis ta ütles, et okei, ma annan, aga ta oli ülikindel, et ma ei saa seda mänguasja kätte, et nagunii jälle nagu niisama raiskad raha on ja. Ja siis ma mingi, et ma saan ja siis ta mingi okei, võta siis ja et ma pidin trepikoda pühkima muidu. See oli nagu minu töö vist mingi korra nädalas või ma ei tea, kui tihti. Ja siis ta ütles, et kui ma selle karu saan sealt kätte, siis ma ei pea trepikoda pühkima. Ja ma sain selle karu kätte. Siis ma mäletan, ma läksin koju, ma elasin 4. korrusel, siis ma karjusin emale, vaata, ma mingi siuke roosa notšu sain sealt kätte. Nii et vaata, kes oleks teadnud, et ma kunagi saan raha selle eest, et ma sellega mängin. Et sul oli juba noores eas oli praktika oli olemas, jah? Jah. Nii et, aga see nagu on tegelikult väga lihtne protsess, väga lihtne töö ja nii edasi, aga nagu vahel võib juhtuda, et sul on väga palju rekkaid seal, sa võtad neid siis, ühesõnaga saad selle oma karu saad kätte, aga siis käib protsess edasi nii-öelda seal kontoris on ja, et see masin, kogu see masin on tegelikult kontoris ja hästi keeruline on seletada seda, aga põhimõtteliselt sa saad siis, ideaalses maailmas saad oma sample'i niimoodi kätte. Võib olla igasugu erinevaid erroreid, miks sa ei saa, proovid uuesti, võib-olla pead manuaalselt võtma, siis lähen näiteks alla oma kopsikuga ja siis rekkajuht teeb sealt tagant, vaata, neil on väike luuk seal, siis ta teeb sealt lahti ja siis tihti nad nagu ei tea, siis nad teevad niimoodi, et see purskab kõik, siis ma olen üleni mingit mahla täis. Ja nii see käib, aga jah, mõnikord oleneb viinamarjast, oleneb isegi viinamarja sordist, mõnda sorti on natuke keerulisem võtta, sest ta ei ole nii mahlane kuidagi ja rekkadel on sees igasugune mingisugused siiruvirud, mingid need bones, nagu kondid. Ütles mulle üks aussi, ma ütlesin, kuidas sa kutsud neid, siis ta ütles mulle, et ütleb niimoodi, mis ma ka mingi, miks sa kontideks kutsud rekka sees. Igal juhul mingid siuksed rauajublakad, millega sa ju ei tohi sinna sisse sõita, sest see võib katki minna ja nii edasi. Nii et jah, nii see protsess käib ja tavaliselt näiteks valget veini tuuakse nii-öelda veinika esimeses pooles, esimestel nädalatel, hooajal, öösiti siis. Ja punast tuuakse siis, kui valged on tavaliselt valmis saanud, valged viinamarjad on valmis, täielikult sisse toodud, töödeldud, tehtud, siis tuuakse punaseid, on vahenädal tavaliselt, kus tuuakse neid mõlemaid, aga võimalik, et jälle mingites veinikates tehakse mingil põhjusel neid korraga, ma ei tea. Ja näiteks punastega on nii palju olulisem see, mis on suhkrusisaldus. Et seal mul on alati nagu olnud, kui viimased aastad ma ei ole teinud seda punast. Ehk siis jah, ma rääkisin seda hästi nagu, ei olegi võib-olla rohkem infot vaja selles mõttes, et suures pildis väga hea töö, et te siis kuulate järgmises episoodis rohkem selle töö kohta, sest mina olen see mitu aastat töötanud ja jah, selles mõttes vahepeal on nagu rekkajuhtidega vaja seal jutustada, masin võib-olla läheb katki või ma ei tea, tulevad mingi nii vähe viinamarju on sees on ja, et ei saa seda kätte sealt. Ehk siis punastega Shiraz, Cabernet Sauvignon ja nendel on kindel Beaumei suhkrusisaldus, mis olema peab. Ehk siis ma tean, mul praegu peast mäletan, et Chardonnay peab vähemalt 13 olema. Chardonnay? Ei, Shiraz tähendab. Shiraz. Nii et jah, viinamarja sordist ja jällegi näiteks Eestis või kui ei ole elanud sellises piirkonnas või veinikatega kokku ei ole puutunud korra vahemärkus ja vahele, siis see, et ma ei tea, on see mingi Chardonnay ja Sauvignon Blanc ja ma ei tea, Vino Verde ja Riesling ja mis iganes on ja siis kunagi räägiti ja piirkond vaata, et millest need ongi tegelikult nii-öelda selle viinamarja sordi nimi ja piirkonnast väga oleneb on ju, et millised need on. Et nüüd see kõik tundub nii palju loogilisem. Kui me näiteks kunagi, ma mäletan, me käisime veini koolitustel, maitsisime seal veini ja siis sommelier rääkis seal igasugu erinevaid asju nendest sortidest ja piirkondadest ja asjadest, siis veinikasse esimene aasta tööle minnes oli kõik mingi nagu nüüd kuidagi tundub kõik palju loogilisem ja neid piirkondi ka siin nähes ja nii edasi. Nii et jah, ühesõnaga, selline on siis see kõige esimene positsioon ja järgmisena, kui sample on käes, siis rekkajuht tavaliselt saab siukse väikse lehekese, tiketi, mis on pileti, jah. Ja siis ta selle piletiga liigub edasi Weybridge'i. Jah, ehk siis
Weightbridge'is kaalutakse rekka ära, rekka kaalutakse siis veinikasse sisse minnes ja välja minnes, siis kui sisse minevast kaalust lahutad välja mineva kaalu, siis saad teada, palju viinamarju siia jättis. Ja nii et tavaliselt seal väga kaua ei lähe, nad kaaluvad ennast ära. Vaatavad proovid asjad. Täidavad seal mingisugust võib-olla paberimajandust natukene. Ja siis ja see jälle oleneb, ma lihtsalt tahan öelda, et seal mõnikord võib minna väga kaua ka, kui ongi see, et neil on nagu mingid errorid asjad, nii et seal on jah selline kontoritöö, paberimajandus, väga palju suhtlemist rekkajuhtidega. Just. Ja siis edasi läheb rekka crusherisse. Crusher on siis esimene koht, kus viinamari pannakse veinitehases, ütleme nii siis. Ta on siis siuke suur, võib öelda, et suur auk maa sees, mis mahutab tavaliselt enam-vähem 30 tonni viinamarja. See on siis enam-vähem see, mis ühes rekkas võiks olla 20-30 tonni. 25 on jah, 20-25 on tavaliselt. 20-25 tonni. Ma ei ole 30 isegi näinud vist. Noh, võt, võib-olla siin pingutan üle, aga eks ta on siuke suur auk ja crusher siis, ja see on ka positsioon, kus inimesed töötavad vintage ajal, on selline masin, mis juba mingil määral natukene purustab viinamarja ja võtab välja kõik väädid, kõik need, väet on nagu suur tükk, eks ole, väet on selle otsas, mille otsas viinamari kasvab. Väet on nagu puutükk, aga siis on veel, kõikidel inimestel on viinamarja kobar elus käes, on ka need väiksed, kus viinamari ise on küljes. Väiksed puutükid, eks ole. Ehk siis kõik need saab crusher ka kätte ja ta ongi siuke suur kruvi on nagu all ja see lükkab siis seda viinamarja järjest edasi ja kui ta crusherist läbi läheb, siis on inimesed, kes vastutavad selle eest, et crusher positsioon ongi, et sa töötad crusheri või? Jah, sa töötad selle masinaga koos, võib olla selliseid päevi, kus sa põhimõtteliselt ei peagi nii-öelda füüsiliselt võib-olla midagi tegema, et on väga mahlane viinamari, sa vaatad auku, kui on juba nagu piisavalt viinamari ära liikunud, siis sa ütled järgmisele rekkajuhile, davai, võid visata enda viinamarjad sisse, aga on ka mõni päev, kus on võib-olla väga kuiv viinamari, siis seal terve päev lükka seda sinna kruvi sisse ja on mingeid päevi, kus see on küll tavaliselt punastega, kus sa pead lisama ka näiteks mingi tammepuutükke või midagi sinna sisse, siis neid seal vehkima. Et crusher võib olla väga-väga füüsiline positsioon ja selle tõttu tavaliselt, vähemalt meie veinikas, pandi siukseid, et vähemalt üks inimene, kes seal töötas, pidi olema nagu, oli tavaliselt meesterahvas ja sest lihtsalt osad asjad olid seal väga füüsilised ja oli lihtsalt puhast rammu vaja, et midagi tõsta või liigutada. Okei, huvitav, mina tean jah, viimased aastat, mina tean, et seal on väga palju tüdrukuid pandud ja ma tean ka miks, aga ma ei tea, kas ma julgen seda siin öelda. Ja, no mina tean ka, et alati on sinna palju tüdrukuid pandud ja siis tavaliselt see üks kutt, kes peab kõiki neid ülesanded tegema, mis rammu vajavad, olid alati väga vihased seal. Igal juhul, et ma arvan, et vahet ei ole selles mõttes, et kõik, ma ei ütle, kus veinikas me töötasime ja ma ei väida mitte midagi sellega kohta ja samas ma olen kuulnud, et on ka teisi veinika. Ma arvan, et see ongi selline nagu tehase töö või farmi töö või mis iganes või mingitel sükestes suurtes kohtades lihtsalt kuidagi on see loogiline. Aga kas sa tead, miks sinna crusherisse tüdrukuid pandi või? Tavaliselt selliseid väiksemaid kenasid tüdrukuid. Et mingi rekkajuhtide mingi teema või? Jep. Jällegi jutud, aga miks sa paned siin sellisesse positsiooni noori tüdrukuid või nii-öelda naisi või tüdrukuid või vahet pole, kuidas me kutsume seda, on ju, et kes ei jaksagi tegelikult seda tööd teha. Et see ei ole tegelikult loogiline ja seda ongi öeldud, sellepärast ei panda näiteks sinna positsiooni, kus mina olen. Samamoodi seda positsiooni, millest me enne rääkisime, seda on üks ja sinna positsiooni ei panda mitte kunagi meesterahvast. Sellepärast, et rekkajuhid on naistega, neil on nagu naistega kuidagi toredamad ja siis nad viitsivad rohkem juttu rääkida ja et kuidagi, jah, et jälle tuleb vana aja diskrimineerimise ja kõige selle juurde vaata. Aga et
vähemalt jah, et see on see põhjus, miks sinna siis naisi pannakse, nii et arusaadav, miks see Crusheris üksi mees, kes peaks nagu jaksama siis kõik selle töö ära teha, et need naised on sinna selle jaoks pandud, et rekkajuhid tegelikult nagu nii-öelda kannatust ei kaotaks, et miks nii kaua läheb ja miks jälle midagi katki on ja noh, teate küll, öösel inimesed töötavad, sõidavad pikki tunde, noh, ilmselgelt nad ei ole kõige rõõmsamad inimesed ilmselt maamunal ja siis nad jauravad seal ja tavaliselt jah, kui on nagu tüdrukud juures, siis ma ei tea, isegi olen kuulnud, et neil on midagi vaadata. See väga jah, vasanaga ma ei tea, kas me jätame selle siia sisse. Ma arvan, see on jumala fine ju. Nii et jah, jällegi ei väida midagi, olen kuulnud kõigest, räägin kuulujutte edasi. Nii et selline huvitav masin on siis Crusher, ehk siis põhimõtteliselt jah, purustab viinamarju ja võtab väädikesed välja ja sealt Crusherist siis liigub põhimõtteliselt Crusher eraldab siis, võtabki sodi ära ja viinamarjad õigesse kohta. Ja sealt läheb edasi viinamari pressi. Ja väike vahemärkus, Crusher on siis üks töökohti, mida me kumbki teinud ei ole. Ja, või noh, sellest sina vist oled veits, ma ei ole Crusheri peal töötanud nagu, et ma nüüd nädal aega järjest töötan seal, aga ma olen ikka oled, mina ei ole kunagi, Crusher on üks koht, kus ma kunagi olnud ei, ma ikka olen, ma olen käinud seal, sest no eriti vaata, kuna me töötasime, kui me Sellaris töötasime koos, siis me töötasime erinevatel pooltel, siis nagu seal Nordside'il vaata, meil on Crusheriga 10 meetrit vaata, presside peal töötad on ju, et meil on hästi lähedal ja siis seal poolel, kus Brenda oli, seal on tegelikult väga kaugel, olete te üksteisest nagu pressi ja Crusher. Ehk siis järgmine positsioon ongi, kuhu siis Crusherist viinamarjad lähevad, on pressi. Ja see on siis ka positsioon, mida mina 2 aastat tegin ja Brenda esimesed poolhooaega tegi põhimõtteliselt. Eks ole? Jah, pressi. Põhimõtteliselt jah, selles mõttes, et sa siin rääkisid ühest poolest ja teisest poolest, siis kuna meie tehas on nii suur, siis tehas jaotub nii-öelda pooleks, et on Northside ja Southside ja tegelikult mõlemal poolel on samad positsioonid. Jah. Sama töö nii-öelda. Just. Nii et meie siis töötasime üks Northside'il, teine Southside'il. Ja eks jah, mina oma 2 hooaega veinikat töötasin peamiselt pressidel, noh, eks ma seal tegin enam-vähem kõike, kui oli vaja, aga enamus päevad ma olin pressidel ja nagu ütleme, Brenda siis pool hooaega on pressi peal olnud. Press on täpselt nii, nagu see kõlab, eks ole, me hakkame viinamarjadest mahla välja pressima. Ehk siis see nii-öelda puhastatud viinamari, mis tuleb Crusherist, lähebki pressi. Tänapäeval enamus pressid on siis, kutsutakse inglise keeles bagpressideks, ehk siis kotipressideks, mis põhimõtteliselt on siuke, press on siuke silinder, seal sees on kott, mida puhutakse täis põhimõtteliselt ja siis, kui see täis puhutakse, siis viinamari pressitakse mahlast tühjaks siis selle koti ja pressi seina vahel. Põhimõtteliselt nagu õhupall. Õhupalli puhutakse täis. Täis kokku. Just. Ja noh, seal pressitöös on väga-väga palju, millest saaks rääkida, eks ole, et erinevad mahla nii-öelda. Sa haldad seda pressi põhimõtteliselt. Jah, sa haldad seda pressi, sa oledki, et kõik enamus tööd veinikas on, et sa oled masinaoperaator, nagu Brendal oli see käpamasin, eks ole, Crusheril, neil on oma Crusheri masin, minul olid pressid, et enamus jah, töö hõlmab, et sa oled lihtsalt, et sul mingid päevad võivad olla nii-öelda väga lihtne, kõik jookseb nii nagu peab, on ju, sa oledki seal, paned nupust jälle press tööle. Ma ei tea, kas ma väga lihtne üldse ütleks, aga okei. No selles mõttes füüsiliselt võib olla mõni päev väga lihtne, et sul tulebki. Et sa kõnnid ikka päevas 30 000 sammu, no, jah, aga selles mõttes, jah. Aga minu point ongi see, et sa paned pressima, samal ajal täidad oma teist pressi, et noh, et sul võib olla väga palju nii-öelda väga lihtsaid päevi, kui sul, ja samas sul võid olla väga kohutav päev, kui su masin ei tööta nii, nagu sinu masin peaks töötama. Ja väljas on 40 kraadi. Just, nii et ehk siis jah, järgmine samm on siis press, seal on alati pressimeeskond, kes siis vastutab selle eest, et pressitakse õiget mahla, et mahl läheks õigesse kohta. Jah, et see ongi nüüd esimene koht, kus me räägime siis veinitänkidest, ehk siis suurtest veinimahutitest. Meie veinikas oli kõige suurem nii-öelda tänk oli 300 või 400 000 liitrit. Ma tean, et
vist ka Sellas on ka 1 000 000 liitriline tänk olemas. Nii et need on väga-väga suured mahutid, kuhu siis meie kui näiteks pressimeeskond pumpasime siis pressitud mahla. Jah, põhimõtteliselt siis ongi see, et crusher eraldas viinamarjad ja selle sodi, ehk siis ta liigubki mööda liini, mööda torusid, liigub ta pressi, kus siis eraldatakse siis viinamarja nii-öelda kest ja siis mahl on ju. Ja sealt omakorda liigub ta pressialas siis tänki, ehk siis kogu aeg on selline nagu läbi torude ja voolikute mingisugused süsteemid, ehk siis kiirelt siia vahele see teine hea näide, kuidas ette kujutada seda kõike, on see, et kui sa vaatad seda, nendel ristsõnadel oli kunagi, ma ei tea, kas enam on need ussimängud, vaata, et või mis ussi, hiiremängud, et sul on hiir juustuni. ja siis on nagu mingi 7 erinevat teed ja siis teisel pool on 1 juust ja teised teed on nagu X, vaata. Ja siis sa pead hiire juustuni viima, et põhimõtteliselt käib veinikatöö täpselt samamoodi. Meil on vaja, et sealt edasi siis kõik käivad läbi voolikute ja tihti võib olla sinu üks töö, mida sa võib-olla isegi teedki terve päev. No võib-olla mitte terve päev, aga üks töö ongi see, et sa sätid seda liini valmis. Just. Et see jõuaks ühest punktist lõppu, vaata. Jah, et see on üks kõige nii-öelda keerulisem, kõige kesksem asi, mis on üldse veinikatöö, on need liinid. Ja see on asi, mida on kõige keerulisem seletada inimesele, kes ei ole mitte kunagi veinikas käinud, töötanud ega neid liine näinud. Ehk siis ta ongi siuke metsik lihtsalt torude rägastik ja sulle alati, see ei ole lihtsalt, et ma nüüd siin pressin mahla on ju ja panen enam-vähem sinna, kus saab, ei sulle öeldakse, et sa pead panema selle paaki, mille number on 972. Kõigepealt mine otsi üles 972, terves veinikas on 2000 seda suurt mahutit, eks ole. Ja sa ei saa näha seda kuskilt, sest need on nagu nii kõrged. Need on nii suured, ehk siis lõpuks sa leiad selle üles ja siis sa mõistad, ma olen 800 meetri kaugusel oma pressist. Ehk siis see peab kuidagi siia jõudma ja siis ongi erinevad manifoldid, mis on sellised pigem nagu sellised keskused, kuhu tulevad väga palju torusid sisse ja siis hakkad oma ussi siis hakkad oma seda hiireliini ajama ja siis jõuad ühte kohta, siis vaatad, okei, ma lähen nüüd siit, aga siin keegi juba kasutab seda, okei, ma siis lähen sealt ringiga, et see on siuke mõistatus. Ja sul on vaja õigeid voolikuid selleks, on erinevaid voolikuid, otsi mööda veinikaid neid taga ja see ei ole selline, et oi, väike voolik, võtan, viskan õlale ja lähen. See need nagu on rasked. Aiavoolik on ju. Ja, need on rasked, sa tirid neid täiesti jõust, et minul on olnud üks hästi pikk voolik, väga hea voolik oli, mul oli seda väga vaja. Väga ammu, siis ma ei suutnudki seda tassida. Ei oldki võimalik, ma pidin leidma kellegi veinikast, kes tassiks mul selle vooliku ära. Ja see oli nagu mega raske ja pikk voolik. Nii et jah. Nii et see on keskne töö, et näiteks ongi, ütleme, et võib tunduda lihtne, ütleme, et tuleb viinamari sisse, sinna crusherisse, mina olen pressimeeskond ja siis ongi see, et seda pressi võib-olla sa täidad 2 tundi, aga siis sa lihtsalt ei passi seal 2 tundi, on ju, siis sul peab olema see liin valmis pandud, see tänk, kuhu sul läheb siis see mahl sisse, sa pead kontrollima, et see oleks puhas. Sa pead kontrollima, et sul kõik uksed on ilusti kinni, kõik on seal nagu tip-top, eks ole, et sa oled valmis seda produkti sinna sisse panema ja see siis, et sul liin oleks valmis ja siis mingi hetk saab sul see tänk saab täis, ehk siis sul on nii-öelda see tagavara mahuti, kuhu sa pead seda panema, ehk siis okei, aga kuidas ma saan nüüd ehitada oma liini niimoodi, et kui tekib see hetk, kus esimene saab täis ja me peame minema nüüd teisse, et see oleks võimalikult lihtne kogu meeskonnale. Ja ehk siis see on nagu kogu aeg see on see põhiasi. Et vahet ei ole. Ja seal on nagu see ka, et ei ole mingi ehitan A punktist B punkti liini, et sul ongi nagu takistused seal ees ja nii edasi, pluss sa pead ikkagi läbi laskma sealt vee, isegi kui see voolik on puhas, siis sul on vaja see vesi sealt ka ära catchida, ehk siis pärast hiljem läbi, ehk siis sul on seal nagu lisaks sellele, mis läheb sinna nii-öelda mahutisse sisse, sul on vaja sinna nagu lisa mingit kohta ka ja kõik need asjad peavad kinni olema. Ja jällegi, et mis asi see on see, mul ei tea, see tööriist, see Spanner, aga eesti keeles.
ma mõtlen. Ja ongi hästi-hästi suur mutrivõti. Mutrivõti, just. Et aga kui sa kujutad ette mutrivõtit, siis sa võiks selle tasku panna. Siis see mutrivõti, milles mina räägin, ma tõstan 2 käega, tassin seda. Okei, tegelikult ma jaksan seda 1 käega ka. Aga see on jälle, et noh, see mutter või? Jah, mutter, mis on vooliku ümber, kui keegi vaatab, noh, mina panen oma 2 kätt kokku, ma ei ulatu. No selles mõttes see diameeter siis. Jah, et peamiselt meie tegelesime siis 3 ja 4 tolliste voolikutega veinika. No ja mõtle selle spännerit nüüd on ju. Ja siis ongi see, et sa ei pane seda voolikut lihtsalt sinna tängi või selle mahuti otsa, vaid sul on vaja sinna mingid vahejublakaid ja et sa leia see õige vahejublakas on ju. Ja nii edasi. Nii et jah, lihtsalt seletatud hiir justuni valmis, aga see ei käi niimoodi kahjuks. Just. Nagu nii lihtsalt see ei käi. Noh, ja pressi alal ongi see, et sul on nagu, ja kui me räägime, siis tavaliselt sa ju ei halda seda ühte pressi, vaid sul on mitu erinevat pressi, pluss siis nagu nende liinide ehitamine, selle pressi nii-öelda haldamine ja tegelikult sa siis lisad sa lisad nagu erinevaid aineid sinna, kas sul on siis sulfurit vaja panna või mis iganes muud asjad nii-öelda juurde sel ajal, kui siis pressist jõuab mahutisse. Nii raske on seda seletada nii, et ei kasutaks ingliskeelseid väljendeid ka veel lisaks, sest me ju oleme õppinud ju kõike ainult seal, ma ei teagi osad asjad eestikeelset sõna, aga et siis sel ajal tavaliselt lisatakse neid kõiki aineid ja ühesõnaga pärast sa pead neid presse võib-olla pesema ja bla bla bla, et lõppkokkuvõttes tegelikult igas positsioonis, mida me hetkel räägime, on väga-väga palju erinevaid ülesandeid ja töid, et Crusheril on ka veel rohkem ülesandeid kui see, et me rääkisime seda, mis meie räägime, et me üritame nagu kuidagi kokku võtta, et kõik, kes kuulavad ja kes teavad veinikatööd ja veinikas töötanud on, aga seal peab seda ka tegema, me teame. No muidu meil siin 10-tunnine episood, kui me hakkame entsüklopöödiat tegema, kuidas täpselt samm-sammu sekund haaval. Mingit aimdust, et kuidas see protsess võiks käia, aga neile, kes kunagi ei kavatse minna veinikasse tööle ei taha, et lihtsalt nagu võib-olla huvitav, aga et ta ei ole väga huvitav, kui me räägime nüüd üksipulki selle töö lahti, et proovime ikkagi nagu üldiselt minna, et ma arvan, me võime pressist üle minna nüüd on ju. Jah, absoluutselt. Et ja selles mõttes, kui me räägime valgest veinist, siis põhimõtteliselt ongi lihtne selles mõttes on see, et nüüd see mahl jõuab tänki ja kui meie oleme oma mahla ära pressinud pressist, siis saab siis see meeskond, kes tegeleb, mis see on siis? General. Yeast, ei. Yeast. Yeast on pärm. Inimesed, kes panevad pärmi. Nemad põhimõtteliselt võivad panna pärmi mahla sisse ja veini protsess juba algab. Jah, seal võib olla 1000 erinevat sammu veel selles mõttes, et vahepeal keegi tuleb, paneb veel neid äädse, ehk siis neid, kas siis mingeid aineid paneb juurde, võib-olla mingi hetk peab seda jahutama, lased mingit chillerist läbi, on ju. Tema põhitööülesanne on see, et ta paneb pärmi. Jah. Ei, minu point on see, et selle veiniga, et mina ütlen nüüd väga lihtsalt, et pressist tuleb mahl ja siis pannakse pärm sisse ja siis hakkab vein käima. Mõtlesin, sa räägid nagu sellest positsioonist. Ei, minu point oli see, et seal on veel neid samme võib-olla, et et keegi tuleb, üks päev paneb midagi juurde, on ju, et see võib olla... Ja terve see aeg, samamoodi kui pressi alal töötatakse, terve see aeg kogu aeg käiakse, võetakse proove. Et kui sul on mingi teatud level seal mahutis saavutatud, siis käiakse, võetakse seda tippi, mis see siis on? Tipp on, siis on see, et kui kõrge, kuhumaani, kui palju sul põhimõtteliselt mahutis on mahla või veini sees. Ehk siis nagu iga natukese aja käiakse, võetakse tippimees, kes iganes seda teeb, siis on ja iga natukese aja tagant võetakse proovi, kui on nagu mingid ääde või mis aineid asju lisatud, siis ja need kõik viiakse laborisse. Ja samamoodi tegelikult me jõuame labori juurde ka, aga labor käib ka neid proove ja asju kogu aeg võtmas. Nii et tegelikult on kogu aeg sellele ülevaade, kui palju on mahutis iga mingi tunni tagant, palju sul seda levelit seal alles on. Ja samal ajal käib winemaker ja maitseb, et kas on mingi ääde vaja juurde lisada, ehk siis tegelikult ei ole ka sinu see 100% teada, et sa võid lisada oma nii-öelda sulfurit nii palju sinna ära, aga siis mingi, et tuleb winemaker ja ütleb, et kuule, et aga tuleb veel panna vaata. Ehk siis, et tegelikult see on ka muutuv kogu aeg. Jah, et veini, jah, väga orgaaniline, aga jah, tagasi tule siis selle
yeast'i ehk siis pärmi meeskonna peale. Meie veinikas oli ainult need 2 inimest, kes seda tegid. Mina ei tea, kuidas teistes veinikates, võib-olla on väga võimalik, et osades veinikates ei olegi see eraldi inimene, et seda teevad generalid, kelle nimi jõuame ka kohe, aga põhimõtteliselt nemad panevad siis pärmi sinna valge veini sisse ära ja siis põhimõtteliselt seal hakkab juba alkohol tekkima ja põhimõtteliselt protsess on alanud. Vintage'i eesmärk on täidetud, viinamarjast on tehtud mahla, mis nüüd juba muutub veiniks vaikselt. Yeah. Ja see ongi kogu vintage'i eesmärk, alustada veini tegemist. Punase veiniga on natukene keerulisem, sest et seal punased viinamarjad ei lähe kohe pressi, punased viinamarjad lähevad alguses sinna mahutisse, istuvad seal 1-2, sellepärast on ka punasel veinil väga-väga tugev punane värv, see tuleb sellest nahast, ehk siis punase veini protsess on natukene keerukam. Ja siis juba korra mainisime ka, aga et veinikas on väga palju muid väikseid töid, et mingi hetk näiteks mahuti saab tühjaks, siis keegi peab selle ära pesema. Ja neid töid tavaliselt teeb general. Ehk siis otse eestikeelne siis positsiooni nimetus olekski üldine positsioon, eks ole. Nemad teevadki igasugu erinevaid juhutöid, kui on vaja transportida ühest mahutist teise mahutisse, midagi kokku panna. Generalid käivad üleüldiselt ka igal pool abis. Jah, käivad abis, et kui on presside peal väga kiire täna või on crusher'i peal väga kiire, siis pannakse sinna. Et jah, generalid teevadki kõike, mida üldiselt veinikas vaja teha on. Ja samamoodi mina olen olnud ka, nagu ma ei ole kunagi olnud positsioonilt general, aga kuna ma töötasin presside peale, mõnikord kui pressides ei olnud nii palju tööd või mina ei tea, mõni päev ei tulnudki viinamarju sisse, siis ma tegin väga mitmeid kordi ikkagi, ma tegin generali päevi ka. Sealt tulevad tegelikult need lood on järgmiseks korraks, aga ja, kus me siis seda liisi, mis see on säte siis või? Säte eesti keeles, liis. Sete, jah. Sete. No see sade ongi. Aga sete on ka õige sõna. Kui sa dekanteerid veini, siis see asi, mis seal on. See veini episood on juhtmini kokku tõmmanud. Aga see ongi sellepärast, et ma ei ole õppinud Eestis neid asju, ma olen õppinud need siin ja need on inglise keeles. Kuidas me siis ühesõnaga. Kui sa dekanteerid veini, siis seal see asi, mida sa dekanteerid. Mulle meeldib, et me nüüd räägime dekanteerimisest, nagu see oleks asi, mida paljud inimesed teinud oleks oma. Ei ole või? Ei no mitte keegi ei tea, mis asi nagu inimesed teavad, aga kuidas käib dekanteerimine, inimesed ei tööta toitlustuses. No jah, okei. See on meie teine taust. See asi, mis on seal veini põhjas, see, mida ei jooda, kui dekanteerid. Sade, sellest ma räägingi. Aga minu arust see, mis on veinikas, kui sul on 4000 liit, et selle kohta võib öelda sette. Sette. Ja sa astud sinna sisse siis nagu, sa pead kummari jalga, kui sa lähed vaata sinna tänki. Nagu muda mülgas oleks. Selles mõttes nagu jah, et seda nagu nii palju, kui saab, tõmmatakse pumbaga või selle pumbaga. Jah, pumbaga tõmmatakse välja, aga mingid osa ei saa seda manuaalselt või nii-öelda masinaga kätte, siis hästi väike süke, tegelikult jumala väike auk on ka, mis sa ronid sinna tängi sisse. Ja see on ka üks generali töö, et ta siis nühib seda liisi põhimõtteliselt sealt välja. Ja kuna seal on olnud väga kaua aega alkohol, siis tegelikult see nii-öelda tänk mahuti peab siis tegelikult olema enne tehtud, ma ei tea selle nimetust. Õhutatud põhimõtteliselt, jah. Ja siis seal peab olema nagu mingi kindel hapniku tase, et seda tegema minna, aga mina, ükskord me tegimegi mingi, sa oled alati oma veinikas, kui sa töötad, üks väga oluline asi, sul on alati paariline. Kõike tehakse paarilisega, aga ma arvan, et seda, kuidas see päriselt kõik see protsess ja need lood, see tuleb järgmise episoodis, et seda võib-olla isegi nagu lõbusam kuulata, sest sealt tulevad mingid siuksed lood, kus ma päriselt olingi purjus ja tegelikult ei tohiks olla ja see ei tohiks nii käia, me tegime asju valesti selles mõttes, aga ma olingi korraks olin tööpäeval purjus, ma nühkasin seda liisi mingi 3. tänki, aga me tuleme selle juurde järgmise episoodis, nii et see on ka näiteks üks töö, mida general teeb. Ja mina ei ütleks, et kui te lähete veinikasse ja teile arvatavasti määratakse töö, keegi väga ei saa valida veinikatest tööd, siis mina laias laastus ei ütleks, et nüüd on ala, et mingi kehvem vend pannakse nüüd selle töö peale. Oleneb võib-olla veinikates, jah, aga ma ei usu ka, et ma ütleks, et
noh, et kõik positsioonid seal on tähtsad selles kogu protsessis, eks ole, et jah, et ma tean, osad inimesed on sellised, kes arvavad, et mind nüüd pandi siia, et kas ma nüüd olen siis kehvem, et minu arust ei ole ühtegi sükest alati on positsiooni. jutud veinikas, et jaa, sinna pannakse alati need ja mingi aga tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole, sest sa nagu päriselt, sa veinika töö ja üldse, see on tegelikult mega ohtlik töö, me jõuame nagu nende koolituste ja asjadeni, et nagu kui sa ikkagi, no sa võid surma saada seal sõna otseses mõttes, see ei ole isegi nali. Nii et ei ole nagu, et sa võid iga positsiooni peal midagi teha väga valesti ja sellepärast on ka meil alati paarilised. Ja need nagu siis ütleme, ma ütleks, et ongi crusher, pressid ja general, need on nagu, ma ütleks, enamus töötajad veinikas selles mõttes. See katab ära suure osa. See katab ära suure osa veini tegemist, muidugi on veel sellised natukene võib-olla spetsiifilisemad masinad. RDV on ka ju. Jah, on RDV on ju, mis põhimõtteliselt siis ka seda vana veel, põhimõtteliselt pumbatakse välja nii palju, kui veel saab, et sealt vanast sättest sealt ka filtreerida nii palju veini midagi välja. Midagi ei visata ära, et kui võimalik. Kõike puhastada, saad veel filtreerida midagi kasutatavat produkti, siis et see on väga tähtis veinikas, siis üks positsioon on veel, näiteks on evaporator, kus sina oled ka vist 1,5 hooaega teinud või? Ühe hooaja? Ei, ühe hooaja. Või nagu punast ajal tegin. Pool hooaega, jah. Mis põhimõtteliselt sa teed siis, kui viinamarja sisse läheb haigus, siis sellest ei saa veini teha, sest seal ei ole piisavalt suhkrut. Ja see haigus läheb juba põllu peal, see haigus on juba siis sees, kui ta jõuab veinikasse põhimõtteliselt. Et siis tehakse kontsentraati, mis on põhimõtteliselt siirup, ehk siis Brenda Kate'is siirupit pool hooaega. Aga sellest, et see on ka väga spetsiifiline nii-öelda protsess, ma arvan, et me arvatavasti räägime võib-olla natuke rohkem, kui me neid lugusid räägime järgmine episood, aga see ei ole nii tähtis. Sest seal nagu see oli kogu draama teema, vaata, nii et ma räägin sellest siis. Nii et, aga see on jällegi väga spetsiifiline meie veinikas, mis on Austraalia üks suurimaid veinikaid, seal töötas üks inimene selle masina peal või üks inimene päeval, üks inimene öösel, eks ole. Sa pead jälle jälgima mingeid näite ja suures pildis, kui kõik on ok, siis see väga suurt midagi. Jällegi masinaoperaator, kui kõik läheb hästi ja hästi, on ju. Ja pluss siis muidugi on veel lisaks töö, mida me reaalselt kumbki ei ole sõrme otsaga ka põhimõtteliselt puutunud, on veel laboritöö, nagu me rääkisime. Mina olen põhimõtteliselt, jah. Nojah, aga see ei ole päriselt laboris seal töötanud. Seda küll, jah. Aga jah, selles mõttes väga lähedaselt. Ma olen laboriga puutun rohkem kokku, kui ma puutun platsi peal ükskõik kelle teisega. Ja võib-olla seda siis, et see töö, mida me kõik kirjeldasime, et sa ei kandideeri siis pressimeeskonda või sa ei kandideeri crusheri peale. Sa kandideerid cellar handiks, see on siis see positsioon. Ma arvan, me jõuame räägime positsioonid ära ja siis me tuleme tagasi kandideerimise juurde, sest meil jäi paar asja seal ikkagi rääkimata, et kõik koolitused ja mis sul selleks vaja on. Ma arvan, et meil isegi enam-vähem see, nagu ma ütlesin, peamised, et on labor, eks ole, veel, mis on eraldi positsioon selles mõttes, et minu arust kõikides veinikates juba kandideerimise mõttes ka, et sa kas kandideerid cellarisse, ehk siis sa reaalselt teed seal seda veini või sa kandideerid laborisse. Jah, et ongi, et kõik need positsioonid, mis me rääkisime, see siis kuulub cellar handi alla. Weightbridge on tegelikult eraldi Weightbridge, kui sa tahad Weightbridge'i tööle minna, siis tuleb kandideerida Weightbridge'i. Ja samas, kui me räägime mingi väiksest, pisikesest veinikast võimalik, et seal on see, et kandideerid ja siis ma ei tea, oled, kus oled, on ju. Aga suurtes on ikkagi nagu suurtes on niimoodi ja väikses võibki olla vabalt niimoodi, et seal ei olegi pressiooperaatorid ja asju, seal ongi, kõik on põhimõtteliselt nagu generalid ja kõik teevad lihtsalt kui praegu me teeme crusherit ja pressi, siis me praegu 4 teeme crusherit ja pressi ja siis pärast lähme teeme neid generali asju. Et see jällegi oleneb veinika suurusest. Ja laboriga põhimõtteliselt ongi, laboris tegelikult me puutume ikkagi kokku. Absoluutselt. Kuna mina olin see testija, siis tegelikult ma olin nagu mingi osa laborist olin, sest ma testisin ikkagi mahla ja labori inimesed käisid mulle andmas pause ja mina andsin laborile samamoodi sampleid ja mina nii-öelda suhtlesin laboriga, nii et tegelikult ma ütleks, et minu ala kuulub labori alla. Mina lihtsalt sattusin, me jõuame sinna, kuidas ja miks mina seda tööd tegin, mina lihtsalt sattusin sealt cellar handi positsioonis sattusin mina sinna, aga tegelikult see positsioon peaks labori alla kuuluma.
nii et jah, kuna pause ja kõik asju annavad need, siis tegelikult ikkagi labori all. jah , Ja tegelikult ongi kõik. Või noh, selles mõttes seal on jah , ja seal on veel , nagu ma ütlesin jah , spetsiifiliselt mingid tsentrod on ju , jah. siis on Aga ma arvan, et sinna veel , sentro peale nii ei panda mingid, noh, kui sa lähed esimene aasta, ei siis no ikka on , ma On või? olen ja Aa, okei. et meil , mõtlesin, et meil oli sinna küll lähevad inimesed, kes ei , juba seal pikemalt sentro peal teavad. ja siis on jah , et jah , on väga spetsiifilisi selliseid väiksemaid töökohti ka , aga need on nagu põhilisemad ja ma eeldan , et see kõik võiks kuuluda või kõlada väga-väga keeruliselt ja segaselt . aga kui te lähete , kui te reaalselt tahate veinikasse minna tööle ja te jõuate sinna kohale , siis te olete Siis see kõik tundub üliloogiline. See on see seda auk. nad jahusid on ju , see on okei . nii et ja me tahtsimegi seda nagu , et täna natukene kõigepealt rääkida , mis see üldiselt veinikas on , et muidu jah , et Brenda juba väga tahab lugusid rääkida , aga muidu kõik lood oleks siuksed , et Aga ja see on siis me see- tegime seda jah. , oota , te ei tea , mis asi see masin üldse ongi , on ju , ja siis , ehk siis me tahtsime natukene rääkida , pluss , et kui inimesed kandideerivad veinikasse , et te oskate võib-olla juba midagi intervjuul rääkida või kuidagi , et te olete uurinud ja teate selle Jaa. kohta , on ju , et see on kindlasti suur pluss . nii et jah , ma arvan , et me nüüd selle veinika võib-olla need põhipositsioonid katsime ära ja enam-vähem , kuidas see protsess välja näeb ja see töö . Okei, kes Loo- vaatavad , siis näevad, et meil läks pimedaks järsku. Mul paistis telekast lihtsalt päike siledas otse silma. loojuv päike Ma ei siledas silma . Hansu vaadata. nii , aga sa ütlesid midagi , et sul oli kandideerimise kohta veel rääkida . Jaa, me rääkisime kõikidest nendest positsioonidest ja asjadest, aga ma tahtsin kandideerimisest rääkida. Et enamasti siis me nagu ütlesime, et siis pigem on nagu konkurents suur tavaliselt sinna, kuna see on ikkagi farmitöödest minu meelest kõige huvitavamaid töid. Eriti nagu jah, kui ma olen nüüd 5 aastat olnud, ei ole see midagi huvitavat enam, on ju. Aga esimene aasta ikkagi nagu, eriti kui ma ma... olen 100% nõus . Ja eriti kui nagu me oleme Resto Businessis töötanud eelnevalt ja see, ma ei tea, veinikoolitustel käinud ja nii edasi, siis näha seda protsessi nagu, kuidas see algus kõik käib, on nagu nii huvitav tegelikult. Noh, ma ei tea, kas enam 3.-4. aasta on huvitav, võib-olla mitte, pigem ei, aga ta on selles mõttes hea töö, et see on koht, kus kohas sa päriselt pead oma ajusid kasutama, mis on väga harv Austraalias farmitöödes . ja et kui koht, kus sa pead oma ajusid kasutama, et nagu päriselt mõtlema välja mingeid asju, vastutama mingite asjade eest, et tegelikult see on äge, pluss nagu veinikas on, nagu mainisime ka, on alati see, et sul on tiim või sul on paariline, sa ei tee mitte kunagi mitte midagi üksinda, sest tegelikult see on ohtlik töö, me jõuame selle juurde järgmises episoodis. Aga miks ma jah kõike seda räägin, et kandideerimisel, et noh, kas on midagi vaja selleks, et sinna kandideerida, siis tegelikult ei ole, sul peab olema hea CV, sa pead näitama ennast, kui et sa saad seal hakkama, sa oled kindlasti on väga oluline tiimitöötajana ennast välja tuua, sellepärast, et seal sa töötad tiimina enamasti, ehk siis ma arvan, et see väike linnukene, väike siuke märksõna omale CV-sse panna on väga hea. Pluss siis forkaload on ühed head asjad, mis peaks olema, sest ehk siis forklifti load ehk siis kahveldusteki load . et see on nagu, ma tean, et näiteks see aasta oli liiga vähe inimestel nagu nad värbavad teatud arv inimesi, kõigil ei ole forklifti lube, aga nad kindlasti mingid positsioonid ala, ütleme, et nad kujutavad ette, et nad, ma ütlen suvalised need numbrid, aga põhimõtteliselt 50 inimest, siis 20 nendest peavad olema forklifti load näiteks või 25. Et ei ole võimalik seda veinikatööd teha, kui on 5 inimesel 50 forklifti load, sest need inimesed jaotatakse mitmesse erinevasse vahetusse ja nii edasi. Ja ma tean, et see aasta neil oli veits probleem sellega ja ma nüüd tean juba, et järgmine aasta nad vaatavad 100% seda nagu eriti hullult, et meil eelmine aasta oli nii suur probleem, on ju, et see on nagu 1+, et kui sul on forklifti load või vähemalt 2 peale on ühel, meil on Hansul, mul ei ole, siis see võib väga tõsta palju me sind teame ette. paare, kellel oli ka niimoodi, et Ja. ongi ühel inimesel ja see juba tõstab sind . See võib tõsta sind ette ja see võib tõsta sind väga mitmes nii-öelda paremates farmitöödes ettepoole on forklifti load. Kõik räägivad ka nendest white cardidest ja kõik, mis need on, aga need ongi ehitusele, kui sa tahad teha oma seda, mis selle nimi on nüüd? No see alkoholiluba. RSA või... See on selleks, kui sa lähed teenindama, need asjad ei anna sulle farmi minu meelest, võivad anda, selles mõttes ükski tiket ei ole halb, mis omale lisaks teed, on ju. Lõppkokkuvõttes midagi mööda külge maha ei jookse. Aga ma ütleks, et forklifti luba on selline, et
2 peale tehke kas või ühele need ära, teil on juba nagu palju lihtsam mingeid töid saada. Fakt on see, et ei ole põhimõtteliselt Austraalias mitte ühtegi farmi, kus ei ole ühtegi forklifti. Nagu see on igas kohas A ja O baas on forklift. Kui me räägime ükskõik mis masinatest, forklift on alati olemas. Ja kui keegi küsib, mida on väga palju küsitud, kas Eestis kahvelsõidukiload kehtivad Austraalias, siis vastus on ei. Ei. Ära tee Eestis, kui sul plaanid Eesti, kui sa mõtled, ma tean, et osad on küsinud, et nad teeks Eestis ära. Ära tee Eestis, tee Austraalias ja väike hea nõuanne veel, et mõistlik on teha need ära suures linnas, sest väikses linnas on lihtsalt hinnad kallimad ja see käib kõige kohta niimoodi. 2-3 korda kallimad selles mõttes. Yeah. Et jah, forklifti load on kindlasti väga suur pluss. Ja confined space on teine asi, aga see tavaliselt ei ole see, et sul peab see olemas olema, tavaliselt see on siis veinika enda poolt. Jah, see on siis kinnistes ruumides töötamine. Et kuna need veinimahutid, suured mahutid on nii-öelda kinnised ruumid, siis et seal kuidas käituda, millised ohutuse eesnõusid. See on siuke 3-päevane korralik kursus, mis muidu maksab äkki mingi 800 kuni 1000. Midagi sellist. Ja see on siis nii-öelda, vähemalt meie veinikas oli see, et sa juba tulid kohal, kuidas korraks räägime kandideerimise protsessi nagu täiesti läbi, ma arvan. Okay, aga väga põnev ongi see, et mina ei teadnud seda, sest et nagu ma ütlesin, meie kogemus baasneb sellel veinikal, kus meie töötasime, siis et osades veinikates ongi see, et valitakse ala mingi 20 inimest võeti tööle, 10 lähete seda confined space'i tegema, et meil oli see, et kõigil on. Kõigil on. See annab nii nagu lihtsa selle, et sul, sa peab hakkama nagu nii palju valima, vaata, kuidas keda. Ja see ilmselt on ka see, et me jõuame ka ilmselt palganumbritele asjadele, aga miks, et mitu vahetus sul on, et siis sa pead ju need inimesed veel, okei. Ja miks ma ütlesin, et 2 peale 1 forkaload on juba head, et näiteks see suur ettevõte ja väga mitmed ettevõtted pigem, mida ma tean, ikkagi vaatavad nii, et kui sa koos kandideerid, siis seal on ka lahter kirjas, et kas sa kandideerid kellegi koos. Mina panen, et ma kandideerin Hans-Christian Hanssoniga, ja siis seal on see, et kui võetakse üks inimene tööle, siis võetakse tema paariline ka. Ei ole niimoodi, et ei võeta tööle. Nagu ühte võetakse, teist ei võeta. Alati võetakse paar koos tööle. Sellega on ju arvestatud, et neil ei ole mõtet ühte võtta ja teist jätta, sest siis nad ei ilmu kohale, võib-olla. Ja jah. Aga kandideerimise mõttes ma tahtsin seda öelda, et sa kandideerid, siis on vestlus, nüüd väga paljud veinikad teevad tänu COVIDile teevad nad ikkagi online'is. Vanasti siis, kui meie läksime tööle, meie pidime sõitma. Kui meie olime noored. Ja siis ongi see, et sul on tavaliselt siis koolitus, mis on mingi 3-päevane, seal sa saad veel esmaabikoolituse ja nii edasi. Näiteks meil seda kinni ei makstud. Ma tean, et osades veinikad, või tähendab, meil ei makstud kinni seda aega, kui me seal olime, aga koolitus maksti kinni. Ja näiteks, kuna veinikas on nii suur, siis seal on näiteks ka raadiosaatjad, ühed asjad, mis on antakse sulle, sinu isiklik, võib-olla antakse. Oleme kuulnud, et on veinikaid, kus kohas sa pead ostma endale raadiosaatja. Jah, mitte, et sulle öeldakse, et osta raadiosaatja, vaid siin on, palun, me ossime $300 raadiosaatja sulle. Võtame palgast maha. Nii et jah, meie veinikas sükest asja ei olnud, aga oleme kuulnud, et see vist on mingi väiksemate veinikate teema vist. See on vist väiksemate veinikate teema, aga jah, osades veinikates on nagu loogiline süsteem, et jah, on see, et me otsime $300 sulle raadio, võtame sulle palgast maha ja kui sa selle tagasi tood hooaja lõpus, me lihtsalt anname sulle raha tagasi, kui sa ei too, siis sa võid selle endale jätta selle $300 raadio. Jah, see nagu väldib seda, et inimesed lihtsalt kõnnivad oma jätavad raadiosaati endale, lähevad minema, et suures pildis see on ikkagi päris suur summa, mis nad peavad välja käima nende raadiosaatjatega. Aga jah, nii et jah, ma ei tea, ma arvan, me peaksime küsimuste juurde minema, et saada, muidu me lähme jälle nii laiali ära, et kandideerimisega. Me rääksime natuke kandideerimisest, natukene veinikatööst endast, nagu me ütlesime, see on nagu nii suur ja lai töö. Ja kas sa tahad esimesena võtta mingi küsimuse või ja vaatame, et kui pikalt meil läheb, eks ole, et me võime vabalt järgmises osas veel küsimustele edasi vastata, eks ole. Ja, no kas te veini joote või? See on hea küsimus, see on küsimus ükskõik, kus sa farmis töötad, eks ole, kui sa
noh, võib-olla kottoni ja kreeniga ei saa, aga kui sa veinikas töötad, et kas sa veini ikka veel jood, kui sa maisiga töötad, kas sa maisi ikka veel sööd, kui sa tomateid korjad, kas sa tomateid sööd, no üks on ju, vana aja, et see mees, kes vorstivabrikus töötab, kas tema vorsti ka sööb. Ja hea meelega joome. Mina joon ka, aga ma mäletan küll, et ma ei joo, kuidas ma nüüd ütlen? Ma mäletan seda esimest korda, kui ma sinna veinikasse läksin ja ma mäletan, et mul käisid küll need mõtted peast läbi, et ei tea, kas tahab seda veini. Ma võiks öelda, et praegu minu jaoks on vein odavam kui vesi ja noh, sõna otseses mõttes, ma isegi ei tee nalja tegelikult. Ja maitseb väga hästi vein ja selles mõttes, et asi, mida ma ei joo, mida noh, kunagi oli mingi suva, on pakivein. Jaa. Seda ma tean, millest nagu suures pildis kõik see protsess on sama, vahet pole. Yeah. Aga nagu pakivein on eriti rõve. Jah, lihtsalt... Pakiveini ma ei joo. Jah, võib-olla. Mina võiksin pakiveini ka juua. Minul nagu nii suures osas mingit probleemi ei ole sellega. Ja minul ei olnud kordagi probleemi. Et minule veini tegemine hirmsasti meeldib, minul veini joomine hirmsasti meeldib. Ja üldse, minu arust see veini maailm on nagu nii põnev, et minul andis see veinikas siis töötamine ainult indu juurde, ma ütleksin. Joomisele või? Ei no kogu selle huvile. Kogu sellele huvile. Küsimus oli vaata, et kas veini jood, et mulle andis see indu juurde. No, selles mõttes ma pean ütlema küll arvatavasti, et ma ei ole elu sees nii palju veini joonud, kui ma nüüd siin joon veini. Nagu, ma arvan. Ja, no mina ütleks lihtsalt seda, et ongi see, et mul on kodus nagu terve suur kapp on veini täis, on nagu täiesti nagu tavaline, et noh, kuidas ei ole, siis selles mõttes me elame. Meil on kodus on 100 pudeleid veine. Ja me käisimegi ju, ostsime veinikast 80 pudelit veini, sellepärast lihtsalt, et me elame veini piirkonnas ja veinikad teevad iga natukese aja tagant, või noh, korra aastas teevad, aga meil on mingi 10 erinevat veinikat siin, teevad siis nii-öelda lõpumüüke või mingisuguseid alesid ja üleüldiselt, kui rääkida soodukatest, siis ma tean, et Eestis on need mingi 5% ja 10% ja 15% on vist suur soodukas, siis aussidel ei pilgu silm ka, kui keegi ütleb 15% soodustus, mitte kedagi ei huvita see soodustus. Austraalias on soodukad 50%, siis hakkame alles rääkima. 80% soodustus täiesti tavaline. Ja me saimegi lõpus $1 pudel vist, $1, $50, midagi sellist. Just. Ja siis lähed kuskile nagu, käisin palil ja olin mingi mega fansis kohas ja ma mõtlesin, teen klaasi mulli, on ju, väike prosecco või midagi, mõnus on ju, tuul puhub ja istun siin oma selle kotttooli peal ja seal oli see ka, et ma olin nii-öelda beach partil, siis seal ei ole nii, et sa lähed istud maha ja saad seal niisama mingi juua, eriti niisuguses fansis mingi nagu ranna ääres, siis tavaliselt on seal nagu miinimum mingi summa. Seal oli vist, ma ei mäleta, $35 või midagi niisugust. Mis ei ole nagu selles mõttes palju, pali kohta on küll palju, vaata. Ja mõtlesin, teen ühe pokaali siis. Ja küsin siis, et ma vaatan, et mingi prosecco on ja menüüs. Ja siis ta mingi et ja siis ütles siis selle nime või ta tõi selle mulle või? Ta vist tõi selle pudeli mulle, nagu väikse pudeli, vaata. Ja siis ma vaatan, see on see pudel, nagu kus kohas ma olen 5 aastat töötanud. See sama prosecco, millega ma ükskord olin pealaest jalatallani üleni koos, see sama prosecco, mida mul on kodus lademetes, mida ma saan pooleldi tasuta ja ma pidin selle eest maksma seal mingi, ma ei tea, $10 pokaali eest. Üli palju ja siis nagu selles osas on väga raske nüüd kuskil mujal juua veini, sest ma elan siin, ma saan siit nagu see vein on mul naaber, vaata. Isegi, siis ma olen pallil. Et me tihti peale ei saa ka siin aru, kui ära hellitatud me oleme. Selles mõttes küll, jah. Et me isegi läheme, ja see on aru saadav, et kui me lähme reisile Eesti, siis Eesti ei ole veiniriik, me mõistame seda, eks ole, ja Eestis on vein väga kallis. Võrreldes, ja me räägime lihtsalt sellest absurdsusest, kui reaalselt ongi meil kapis on vein, mis võib-olla see saadetaksegi lõpuks Eesti, seda Eestis müüakse poes €20,
mina ostsin selle poest $1 eest, ehk siis 60 euro no sendiga. sa just poes ostsid veinikast otse. Jah, ma ostsin selle otse veinikast, ma ei ostnud poest. See on sealt see vahe tegelikult tulebki, ehk siis ma saan aru, et me oleme lihtsalt väga-väga ära hellitatud oma veini hindadega, pluss lihtsalt baas nagu see, mis sa võid minna siin poodi ja 7, 5 või $7 eest tegelikult juba see vein, mis sa saad poest osta, et see kvaliteeditase tegelikult on väga kõrge. Ja siin on juba see ka, et ma tean, et ma ei ela elu lõpuni siin, ehk siis praegu on see, et kui ma pean pudeli eest maksma nagu mingi, ma ei tea, $30 üle selle, ma ei ole nõus maksma selle pudeli eest enam, pigem ma tahan 5 doltsiga pudelit saada vähemalt või nagu siuke enam-vähem maks sellepärast, et ma elan veini piirkonnas. Mulle meeldib või nagu ma kasutan seda võimalust ära, sest ma tean, et ma ei ela siin elu lõpuni ja kunagi ma maksan siis selle kvaliteetse veini eest. Praegu ma saan seda pooleldi kvaliteetset veini 5 doltsi eest, ma tahan oma 5 doltsi eest saada. Just. Ja Eesti lennates samamoodi ju, kui me lendasime reisile Phuketti. Jah, siis ka lennukis võtsime Proseccot ja jälle tuuakse minule see pudel, vaata, mida mina kodus joon. See sama veinikas, kus ma töötan ka, ma mingi, issand jumal, kas ma sõidan lennukiga, ma saan seda. Ma arvan, siis ma lendan palile, ma saan seda. Ei tohi mujal veini juua lihtsalt. Jaa, tegelikult nii on, et mujal on lihtsalt nii kallis. Nii et jah, me joome veini, joome Proseccot, joome mulli ja tegelikult on just täpselt, et neid ube me sööme ka, on ju, lõppkokkuvõttes. Ube sööme, maisi sööme, kottoni särke kannan endiselt. Et kui sa töötad kottonis, et kas riided kannad, on ju. Nii et samas üldse mitte halvaga, et ma tean, et väga paljudel inimestel käib see klõps ära, et tema enam ei tarbi, aga tegelikult kui me vaatame siis seda, siis kõike muud, mida sa tarbid, tehakse täpselt samamoodi. Mina arvan, et ma võiks vabalt töötada viineri vabrikus, ma sööks viinerid edasi. Seda, ärme sellest räägi. Seda teemat me ei puuduta, aga ma mõtlen seda, et vein on ülihea, aga kui inimesed teaksid, millest tehakse kanget algsi, vot see on reaalselt, ma ütlen, räme. Nagu see on lihtsalt õudne. Nagu võt see on kohutav, ma saan aru, et see nagu kõik ka, see on kange alkohol, mis selle nimi nüüd on? Piiritust, jah, et kõik kange alkohol tehakse sellest, on ju, et millest tehakse piiritust. Ma võin lihtsalt siia ette ära öelda, see tehaksegi kogu sellest jäägist, mis meil seal järgi jääb põhimõtteliselt veinikas, see viiakse sinna piirituse kohta. Ja see on reaalselt solk, see on otseses mõttes solk. Mina ütleks, et Brenda natukene pingutab üle. Ei pinguta, sinna läheb kõik, mis see solk, kõik see kastik ja kõik asjad voolavad lõpuks sinna. Ja sellest tehakse alkoholi, mida me tegelikult joome. Nii et see on veel rämedam, kuigi see, ta on nii nagu ära töödeldud, mis iganes jällegi suures pildis. Aga jah, kui ma sain teada, ma ütleks, et minu jaoks oli see rohkem šokk kui see, kuidas veiniprotsess käib. Nii et ma arvan, et me tegime hea alguse täna, et rääkisime natuke kandideerimisest, rääkisime kergelt ja põgusalt selle protsessi ära, erinevad positsioonid, et järgmine osa saame hakata rääkima enda kogemusi ja kindlasti veel siis tuleb meil väga palju nippe ja trikke, mis me veel küsimused. Ja küsimusi. Küsimustele me vastanud ei jõudnud, näed, sai aeg otsa, aga ma arvan, et küsimustega ongi see, et meil on seal nagu väga palju näiteid tuua ja sealt me juba tulemegi oma story'ga ka edasi. Et siis järgmises episoodis väga palju draamat ja ega ma ei oskagi midagi muud öelda. Ma ei teaks väga palju draamat, aga väga selline ulmelugu on see minu meelest. Ma arvan, et seal on väga palju huvitavaid lugusid, mida meil on jagada. Jah, ma jagan teiega seda, kuidas ma oleksin veinitehases peaaegu surma saanud. Jah, surma saanud. Pisarad, õnnepisarad, kurbuse-pisarad, kõike tuleb. Nii et, aga suur aitäh teile jällegi, et kuulasite meie podcasti, nagu alati jälgige meid Instagramis, miks mitte Austraalia, kui tahate kõiki neid episoode kuulata nädal aega varem kui kõik teised inimesed, siis minge Patreoni, seal on ka meie boonusepisoodid üleval. TikTokis oleme ka, miks mitte Austraalia ja võite alati meile kirjutada, miks mitte Austraalia@gmail.com. Aitäh sulle, Brenda! Aitäh sulle, Ants! Tšauki, tšau! Tšau!